Regionaalministri määrus väikestes kogustes mitteloomsete esmatoodete otsetarnimise hügieeni ja teavitusnõuete kohta. Ma mõtlen seda, et kuhu me oleme siin jõudnud, mis suunda me õieti liigume. Kas see, mis praegu on päevakajaline, kui me räägime toidujulgeolekust, kui me räägime sellest, et me soovime tagada selle, et meie inimestel oleks varustuskindlus, et meil oleks süüa eesti keeles. Kas me tõesti liigume praegu selles suunas? Mulle tundub, et tegelikult mitte. Ausalt öelda, mul on jäänud mulje, et see on rohkem sõnad ja seal ei ole mitte mingisugust sisu taga, seal ei ole mehhanisme taga, ei ole süsteemi, ei ole meetodeid. Ütleme toidujulgeolek, ütleme, et see on oluline, aga tegelikult me ei tee selle jaoks mitte midagi. Ja ma ei räägi praegu tavalistest inimestest. Minu toidujulgeolek on siin ümber minu. Need on mitteloomsed esmatooted. Normaalne oleks öelda, et tomatid, aga okei. Kuna mul on endal taust väiketootjana 9 aastat ja olen rajanud tunnustatud loomsete toodete töötlemiseks. Meie ei raja siin, räägime ikka eesti keeles, eks ole. Aga põhimõtteliselt mul on sellest ajast päris palju kogemust. Ja kaasa arvatud ka järelevalvega. Ja põhimõtteliselt ma ju tean, mis toimub. On juhendid, mida tuleb järgida. Ja on vorm, kuhu õigesse lahtrisse tuleb saada linnuke. Ja ongi kõik. Kui asjad ei ole nii nagu vaja, siis tuleb ettekirjutus, korduv ettekirjutus ja sulgemine. Ütlen etteruttavalt, minu puhul seda ei olnud, ei ühte ega teist ega kolmandat. Aga põhimõtteliselt asjade käik on selline. Minu ettepanek on, kuidas seda olukorda lahendada. Tuua sisse selline mõiste nagu strateegiline tootja. Ja strateegilise tootja sisu oleks põhimõtteliselt see, mul on siin see kirja pandud, et oleks ka fikseeritud ja natukene struktuursem. Põhimõtteliselt on strateegiline tootja, on tootja, kelle kadumine põhjustab piirkondlikult või riiklikult olulise varustushäire riski. See tähendab nüüd jällegi maakeelde tagasi tuues, et kui tootja A pannakse kinni, sunnitakse sulgema või ta sulgeb ise, sest ta ei suuda mingitel põhjustel toime tulla kogu selle asjaga, millega ta peab toime tulema. Ja kui seal samas piirkonnas ei ole tootjat B, kes tegeleks täpselt sama valdkonnaga, toodaks täpselt sarnast toodet ja sellisel juhul oleks nagu varustuskindlus tagatud, et kui tootja A paneb uksed kinni, siis tootja B lihtsalt saab turu endale suuremas mahus ja kõigil on ikkagi toit laual. Aga paraku, ma tean üsna selgelt, et tegelikult Eesti reaalsus ei ole selline. Maapiirkondades ei ole samas piirkonnas reeglina tootjat A ja tootjat B. Tegelikkuses see tähendab, et kui see tootja ei saa hakkama, peab sulgema, on sunnitud sulgema, siis selles piirkonnas ei olegi enam sellise toodete tootjat. Ja kui me nüüd kujutame ette, et mingil põhjusel ei ole võimalik Poolast või jumal taevast teab, kui kaugelt tuua neid tooteid, mis siis saab? Siis ei ole enam see, et lihtsalt võib-olla oli mingi hügieeninõue halvasti täidetud, siis on sõna otseses mõttes näljaga tegu. See oli nüüd väikene liialdus vast, ma loodan, ma tõesti loodan. Aga põhimõte on selline. Ja mis on minu ettepanek? Minu ettepanek on see, et viia sisse 2-etapiline hindamismudel. Ja kõigepealt esimeses etapis selgitadagi välja, kas tegemist on strateegilise tootjaga.
ja teine etapp võiks olla parandava sekkumise plaan. Ma mõtlen selle all seda, et mitte lihtsalt ettekirjutus, et tootja peab hakkama saama ja olgu tehtud selleks kuupäevaks või järgneb trahv, mis praegu tegelikult lihtsustatult öelduna nii see asi toimib, vaid koos tootjaga arutada, milline meede oleks, mismoodi oleks vaja tootjat toetada, et saaks asjad korda. Ja see võiks olla näiteks nõustamine, see võiks olla juhendamine, see võiks olla investeeringutoetus vajadusel, see võiks olla ajutine tööjõutoetus, see võiks olla pikendatud tähtaeg, see võiks olla etapiviisiline vastavusse viimine. Mis on selle kõige eesmärk? Eesmärk on see, et siduda toidujulgeolek ja toiduohutus ühtseks süsteemiks ja hakata sellega süsteemselt tegelema. Ja eesmärk on see, et teha tootjatele lihtsamaks. Paraku toob see kaasa see, et ametnike jaoks läheb keerulisemaks ja sellest ma olen teadlik. Aga millal Eestis see ennem probleem on olnud?